siin on Viki! Tere kõigile, mina olen Maria. Tere, minu nimi on Sydney ja meie oleme YouChickid! Tänases videos vastame me kõik küsimustele YouChickide kohta. Jõuda maailma tippu. Ma arvan, et selle kanali eesmärk on teha kõik koos midagi lõbusat. Mingil moel on see meie kõikide nagu kanalite justkui täiend, et võib-olla sellel kanalil inimesed saavad näha meid nagu mingi teise nurga alt või midagi sellist ja seda, kuidas me nagu kolmekesi meie nagu keemia koos töötab või midagi sellist. Vallutada Eesti. YouChickid üleüldiselt tähendab minu jaoks nagu teist pere, sest me oleme nii palju koos filminud ja nii lähedaseks saanud. Mulle isegi meeldib vahest see protsess rohkem kui see video, mis sellest lõpuks välja tuleb. Ma elan Soomes metsas, ega minu jaoks YouChickide kanal tähendab seda, et ma saan sealt metsast ära. Kui me käime kuskiltel nagu trippidel või nagu sõidame kuskile Tallinnast välja, siis meil on alati mega lõbus. Ma olen nii õnnelik, et ma saan tulla Eestisse, ma saan ära sealt Soome metsast. Soomest üldiselt, ega Soome ei ole väga minu linn. Mu lemmikmoment Keteraniga filmimilest, Keterani on mu ema. Ma arvan, et kõige eredamad mälestused on olnud iga kord, kui me kuskile välja sõidame, näiteks siis, kui me Ida-Virumaal käisime, kui me Riias käisime. Võib-olla see suppvideo, see oli mega lõbus, ma mäletan. Teised ei saanud seal väga hästi püsti seista ja nad tundsid ennast suhteliselt ebakindlalt seega. Maria näiteks läks väga närvi selle peale. Tihti juhtub see, et kuna meil on vahest keeruline ühist aega leida, siis meil on pikad filmimispäevad või nagu minu jaoks pikad, Victoria jaoks arvatavasti mitte. Meil läheb alati ajaga üle, meil on alati raske alustada, alati kas keegi hilineb või mingi asi tuleb ette või mingi probleem tekib. Ma arvan, et mul ei ole ühtegi videot, mida ma konkreetselt kahetseksin. Pigem ongi, et kõik köögivideotega on selline lugu, et ma ise ei ole väga huvitatud söögi tegemist. Võib-olla, mis ma tegemata oleks jätnud, on see, kui me läksime sinna metsa, sest et sellest videost, kuna meil üks kaamera ei filminud, mida Viki käes hoidis, ega ta väga sisukas ei olnud, ta oli suht igav ja ega seda vist väga vaadata ka ei viitsinud. See, et me reaalselt lähme ise ja teeme mingeid asju, katsetame, reisime, jah, testime, mis iganes. Käime kuskil või ongi need nagu mingid roadtripid või nii, et ma luban, et neid kindlasti tuleb, ma seisan selle eest, et me kindlasti teeksime rohkem roadtrippe. Seega stay tuned, sellepärast, et aina huvitavamaks läheb ja see hooaeg on midagi väga tuusa. Kas me juba nagu ei teinud seda? Me ju loobusime Juanitast. Aga noh, see sellepärast, et ta ütles, et tal on teised huvid ja tal pole praegu aega selle jaoks seega. Ma arvan, et YouChickide eripära hetkel ongi see, kuidas meie kolm isiksust nagu omavahel sobivad. See oleks nagu grupp, vaid see oleks lihtsalt nagu kaks inimest, kes videoid teevad. Aga kui ma ühe ära peaksin ütlema, siis ma arvan, et ma ütleksin enda lihtsalt, et nagu viisakas ole. See on see küsimus, millele ma tahaks teada, mida teised vastavad. YouChickide projekt on olnud nagu pikk seiklus ausalt öeldes. See ei toiminud nii hästi enam ja siis me tundsime, et meil on vaja muutust ja me võtsime selle aja muutusteks ja nüüd siin me oleme paremad kui kunagi varem. Me oleme kaalunud neid erinevaid formaate ja nüüd me mõtlesime välja, et me teeme vist hooaja formaadis ikkagi. See tähendab seda, et me valmistume pikemalt üheks hooajaks ja siis tekibki nagu see paus sisse, aga siis, kui meil üles läheme, tuleb nagu teatud ajaperioodil väga tihedalt. Ja vahest on raske ühist aega leida. Siin elab Soomes, aga meil on suhteliselt keeruline leida seda aega, mis meile kõigile sobib, kõigil on tihedad graafikud, et peab nii kaugelt tulema. Juhuse tahtel paar päeva tagasi ma just vaatasin seda ja ausalt öeldes ma oleks pakkunud ka seda ja see on suppjoga video. Kõige edukam on minu arvates suppivideo. Suppjoga video. Ja mu sisetunne ütleb, et äkki see on nagu mingisugune sit-down video. Ma ei ole niimoodi vaadanud. Ma arvan, et see on see ralliauto video, mis ma rääkisin, mis mulle ei meeldi. Ma kujutan ette, mida Victoria võib vastata. Viki raudselt vastab, et mina ise. Kõige lihtsam variant on, et ma ütlen mina. Ma vaatan, nad istuvad seal, nad ei näe mind, mina näen neid, aga nad nagu tegelevad oma asjadega. Võib-olla nagu ma tunnen, et ma saan Mariaga näiteks paremini läbi. Mulle meeldivad nii Sydney kui Victoria mõlemad erinevatel põhjustel. Ja nüüd, kui te seda videot vaatate, siis Viki, mul on ikka veel tunne, nagu sa vihkad mind ja ma julgen seda praegu öelda, sest ma räägin ainult kaameraga, ma julgeks seda seadus never öelda. Aga ma vastan, et Juanita. Ma oleks nagunii ennast valinud. Kõige laisem YouChick olen kas mina või Maria. Ma arvan ka Maria, sest et vahepeal mulle käib räigelt närvidel see, et ta lihtsalt istub ja ei tee mitte midagi. Ja ma olen alati see, kes ei jaksa ja ma vihkan seda enda juures ja ma tõesti üritan ennast see hooaeg parandada.
kõige ussilam on Victoria. Victoria paneks terve päev järjest, filmiks mingi 20 videot järjest. 20 on vähe pakutud, 60 videot. See on lihtsalt tema loomuses olla produktiivne ja alati midagi mõistlikku oma eluga teha. Ma ei taha ego olla, aga ma teen tavaliselt suhteliselt palju, sest mul on kiire ajagraafik ja ma tahan kõik asjad kiirelt tehtud saada. Seega ma lihtsalt hakkangi otsast pihta koos Praiduga, paneme neid kaameraid asju üles ja Sidi tavaliselt aitab ka päris palju. Ma ei tea, kas the fact, et Sidi selle küsimuse välja mõtles, aga ma ei usu, nagu võib-olla see on igav vastus, aga ma ei usu, et keegi meist kuuse all nagu lõpetab tulevikus. Ma arvan, et kõige tõenäolisemalt silla all lõpetan. Tegelikult ma ei tea, kas ma lõpetan silla all, sest mul on nagu unistused küll, mille poole ma pürgin. Sydney. See ei ole nagu midagi halvaga, lihtsalt ta on see, kellel ei ole minu arvates väga konkreetsed plaanid tuleviku osas ja ta ei tea täpselt, mis ta teha tahab. Siis ma nagu ei viitsi väga, et võib-olla mina või siis Maria. Ja nagu Sidi, miks sa selle küsimuse välja mõtlesid? Ärge unustage subscribe ida, et jääks tulevastest videotest ilma ning näeme juba järgmises videos. Juhu!